ja Viimsi eelmise aasta trall nii hästi ei läinud, aga siin vahepeal on mäng ka alguse saanud. Aga Nõmme Kaljul võimalik uuesti tulla. Mis siit nüüd välja mõeldakse, tuleb kaugelt ja tuleb kaugelt, mitte üldse paha. Tagasi pall oli. Tundus, et natuke ikkagi pallil vihta sai, siit tuleb Viimsi pall kasti ja nüüd justkui oli see moment olemas, kus oleks saanud seda värava poole suunata. Aga ikka natukene puudu, tuleb siit ja kas see nüüd loeb ja tundub, et ei ole siin suluseisu. Ja Viimsi läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Anta Seie on see mees, kes selle värava lööb ja kas Viimsi tõesti teeb juba järgmised korrad. Teeb Preemo liigale väikest üllatust siin. Ja esialgse pilgul tundus süke vägagi juhuslik pall, mis sinna poole liikus. Just Preemo liigasse tõusnud võistkond ja hetkel veel ülemineku mängudest eemal hoidev Harju Laagri. Siit tuleb Kalju päris hästi, aga siit on nüüd lahe vastas. Ja läheb pall siit kasti ka ja lahe oli siin väga lähedale karmile eksimusele. Nüüd tulemas Raivo Saar. Mägi nüüd palliga, mis siit välja mõeldakse. Raivo Saar ja ei suuda seda nüüd raami lükata. Ja Viimsi on lähemal oma teisele kui Kalju oma esimesele. Mis nüüd välja mõeldakse, tuleb uuesti pall kasti, kas tuleb siit ja ei ole üldse kaugel mööda. Ja ründab on siis ka natukene kiiremini neid asju teinud. Tuleb siit nüüd Roden Vahe palliga, vaatan mis välja mõtleb löögi välja ja ei ole paha üritus. Karikamängud üldiselt on, tuleb siit ja ei ole üldse paha üritus. See mees naljalt ei kuku, tuleb uuesti kasti ja läheb latti siit Männilane poole pealt. Kasti piiri pealt nüüd on löögikoht, tuleb keskele, pudistab ka ja kas on esimene, ei ole esimene Kaljule. 40 sekundit on lisaaega mängitud. Saab sealt Seie pea vahele. Kas nüüd selle klaarimisega on mäng läbi? Ja on! Viimsi teeb suure üllatuse. Karika 1/8 finaalis. Nõmme Kalju 0, Viimsi 1. Ja nüüd samat mängu ilmselt loodetakse mängida ka ülemineku mängudel, mis on kindel, et nad seal mängivad. Suurepärast hooaega on tänavu Viimsi tegemas. Mattias Männila on täna Viimsi vastu karikas kaotus, karika teekond lõppes, aga Premiumi liiga jätkub. Mis täna tegemata jäi? Laskusime natukene liiga hullult Viimsi mängu ja ei teinud neid asju, millest ise see nädal rääkisime eelnevalt. Et jah, see esimene poolega tegime ühe eksimuse ja lasime neil ära lüüa ja Viimsi hoidis mängu lõpuni päris korralikult taga rivi ees ja raske oli sealt läbi minna, kuigi me teadsime seda, et nii juhtub, et nad seda teevad, et nad langevad üsna alla, aga siiski ei teinud neid asju. Üldiselt olete pigem, ma tahaks öelda, et tuntud pigem niisugune agressiivse mänguga, väga hea rünnakuga võistkond. Täna jäi pigem see ambutuks ja agressiivsust oli võib-olla ka pigem Viimsil rohkem. Mingil määral nõustun. Kindlasti meil olid omad hetked mängus, kus me domineerisime ja hoidsime palli ja ikkagi näitasime enda hambaid ka, aga sellest ei täna väheks. Okei, ma pikalt siin kinni hoia. Edu edaspidi. Ja Viimsi poole pealt natukene õnnelikum mängumees Markus Allast kaptenina täna päris vägev võit. Jaa, absoluutselt. Siin täna sõnadest jääbki puudu, et see emotsioon, see räägib kõik enda eest. Et mänguplaani ka natuke muutsite, mulle endale vähemalt tundus võrreldes esiliiga mängudega, olite natukene madalamal, lasite Kaljul rohkem palliga mängu. Kas oli plaan või lihtsalt Kalju võib-olla väikest viisi kõrgem kvaliteet sundis seda?
ma ei tea, ma ütleks, et me esimene poolega olime neil suhteliselt okeilt küljes, me ei vajunud täitsa ära, et jah, lõpus see on selles mõttes loomulik ka, et vastane on ka kõrgema klassiga, et tekib see väsimus ja neil nad tekitasid selle lisamängija sinna allapoole ka, et oligi neid kõiki käike raske kinni panna, siis pidime natuke allapoole vajuma, aga ma arvan, et üldises plaanis me ei langenud täna liiga ära, et meil jah, tuleb nagu kiita ka meie keskvälja ja ründemängijaid, kes tegid vapralt ja usinalt kaitsetööd täna. Räägitakse palju esiliiga taseme tõusust. Täna, kui veel info teieni pole jõudnud, siis ka Nõmme United võitis Harju JK Laagrit. Et vastab siis tasemejutt tõele? Eks need on karikamängud ja karikamängud ongi sellise erilise iseloomuga mängud, et siin suuremates välismaa liigades samamoodi juhtub vahepeal üllatusi, vahepeal lihtsalt nii on, me ei taha nagu nüüd rääkida, et me oleme parema kvaliteediga meeskond, kui Nõmme Kaljus on väga kvaliteetsed mängijad, aga täna tõesti see võit ei tulnud niisama, et me tõesti olime tublid täna. Üleminekumängudes päris hea ettevalmistus, ma kujutan ette? Ei jah, see on nagu siuke proovikivi, et need on täiesti teise iseloomuga mängud jälle, aga jah, täna saime proovida seda nagu kõrgemat nii-öelda mängutempo poolest siis seda kõrgemat taset ja oli mõnus jälle mängida sellist kõrgliiga hea meeskonna vastu. Aga aitäh ja edu edasi!